tere, täna räägime kellestki. Kellestki tõelilehti erilisest, kes on sinuga alati kaasas. Just nii, räägime sinu kehast, sinu kõige targemast sõbrast. Mõtle korraks sellele. Mis siis, kui sul oleks üks selline tark sõber, kes on sinuga kaasas, absoluutselt igal pool igal ajal? Tead, selline sõber ongi tegelikult olemas. Ja see on sinu enda keha. Ja tead, et sellest kõigest paremini aru saada räägime sulle ühe loo. See on lugu ühest lapsest, kelle nimi on Säde. Ja Sädel oli üks, väga eriline ja tark sõber, kelle nimi oli Keha. Ja nad tegid absoluutselt kõike koos. Siis ühel täiesti tavalisel päeval juhtus midagi täiesti ootamatut. Säde sai aru, et tema sõber oskab rääkida. Just nii. Ja nüüd vaatamegi, kuidas see kõik juhtus. See juhtus ühel täiesti tavalisel hommikul, kujuta ette, päike paistis, linnud laulsid ja täpselt siis, just sel hetkel sosistas Keha Sädele midagi väga-väga tähtsat. Ja see, mis Keha ütles, oli tegelikult hästi lihtne, aga samas nii oluline. Ta ütles, kuula mind tähelepanelikult. Okei, aga mida see siis tähendas? Keha selgitaski, et temas on toimumas muutused. Ja põhjus oli tegelikult väga lihtne ja täiesti loomulik. Säde oli lihtsalt suureks kasvamas. Ja see suur kasvamine, see tähendabki, et sinu keha muutub. Ja seda aega kutsutakse murdeajaks. Vaatamegi nüüd natuke lähemalt, mida see endast kujutab. Ja Säde hakkaski märkama paari uut asja. Näiteks, tead küll, vahepeal tekkis talle näole mõni väike punane vistrik. Ja siis ta pani ka tähele, et tema higi lõhnas mõnikord natuke teistmoodi kui varem. Ja siin ongi see kõige tähtsam asi. Keha seletas, et kõik need asjad on täiesti normaalsed. See ongi lihtsalt murde ja loomulik osa. Absoluutselt pole vaja muretseda. Okei, aga kui su tark sõber niimoodi muutub, siis kuidas sa saaksid tema eest kõige paremini hoolitseda? Räägimegi nüüd sinu keha igapäevastest vajadustest. Ja tead, Keha palve oli tegelikult väga-väga lihtne. Ta ütles Sädele lihtsalt, ma vajan iga päev hoolt ja puhtust. Mida see siis täpsemalt tähendab? Vaatame koos üle. Esimene samm, pese ennast iga päev sooja vee ja seebiga. Nii tunned end kohe palju värskemana. Teine samm, pese hambad puhtaks, nii hommikul kui ka õhtul. See hoiab naeratuse säravana. Kolmandaks, ära unusta vett juua, joo päeva jooksul piisavalt, su keha on selle eest väga tänulik. Ja neljandaks, see on ülimalt oluline. Maga piisavalt. Just nii, hea uni ongi sinu keha jaoks nagu superkütus. See annab sulle nii palju jõudu ja aitab sul tunde ennast seespoolt rahulikuna ja mõnusana. Ja Säde hakkaski neid nõuandeid järgima ja tead, mis ta avastas? Ta pani tähele midagi väga huvitavat. Kui ta keha on puhas ja puhanud, on ka tema tuju kohe palju-palju parem. See on täiesti otsene seos. Nüüd jõuame selle loo kõige tähtsama õppetunnini. See on reegel, mida absoluutselt igaüks peab teadma. Ja see on, sinu keha kuulub ainult ja ainult sulle. Keha ütleski selle Sädele täiesti selgelt ja otse välja. Mõtle selle peale. Mina kuulun ainult sulle. Aga mida see lause siis täpselt tähendab? See tähendab, et sina oled oma keha boss, sina otsustad. Keegi teine ei tohi sind puudutada viisil, mis sulle ei meeldi või mida sa ei taha. Ja seda ilma sinu selge loata. Lõpliku otsuse teed alati sina. Alati. See aga viib meid ühe väga olulise küsimuseni. Mida sa peaksid tegema, kui keegi puudutab sind viisil, mis tekitab sinus halva või ebameeldiva tunde? Siin on 2 väga selget ja lihtsat sammu, mida meeles pidada. Esiteks, ütle valjult ja julgelt ei. Sinu ei on ülitähtis sõna ja sellest piisab täiesti. Ja teiseks, mis on sama oluline, räägi sellest kohe mõnele täiskasvanule, keda sa usaldad. See võib olla ema, isa, vanaema, õpetaja, keegi, kellega sul on turvaline rääkida. Ja nüüd, selle loo lõpetuseks, jätan ma sulle ühe mõtte kaasa. Võta hetk ja mõtle ise, mida see lause minu keha kuulub mulle just sinu jaoks tähendab. Hoolitse oma targa sõbra eest, ta on seda väärt.